olen Klondike Bluffsi piirkonnas jälle. Siin on paar rada jäänud sõitmata. Tulin üles Miners Loopi kaevurite ringi mööda. Pool ringi tegin ära, juppe raske tõus. Ta on palav ka. Tuult ei ole siin üldse, nüüd on Azuriidi ringi pea. Sellel on 8% peab olema keskmist tõusu. No praegu sõidab küll mööda punast. Tolmuteed alla, kui see tõusel hakkab, kui jube see siis saab olema. Siis saab olema Malachiit ja lõpuks veel kõige ropum on EKG. Nimi iseenesest juba ütleb midagi tegu, too pidi päris surm olema. Ega ma teda tervenist ei tee. Veidikene proovin. Ega hulluks ei saa ka minna. Ja siis Jurassicut pidi tagasi too. Pidi üks kõige lihtsamaid olema vähemasti. Aga siin on ilusad värvid. See on see, mis selle raja õigu huvitavaks teeb. Teeme veel veidi Azuriidi sõitu. Nüüd on allamäge minek mul. Tõusu otsad on nagu ära tuldud. Okei, siin on libe. Tagant lohistama. Üks mees tuli vastu ka. Ikka on veel mõni. Parklas oli vist enne mind 3 autot. Aga üks oli ühe tädi oma, kes jalutas kepiga, nii et toile arvesse. Ja Azuriidi ära teinud. Päris raske oli. Ja nüüd ma olen siis Miners Loopi ehk kaevurite ringi siis teisel poolel. Lähen tagasi teele alguspunkti. Siin on vägagi tehniline laskumine. On väga järsk. Siit ma vist alla ei sõida. On targem, jah, see on pöörde pealt ja vagudest. Siit, need on väga ebakindlad kohad sellised. Ei, aga siin jälle ratta peale ja siin alla ma pean jõudma ja kogu aeg siit on selline minek. Nii, laseme keha raskuse taha. Ops. Nii. Siin peab nuputama ka. Vaatame, kus see rada läheb. Okei. Okei, siit vaatame. Ja siin on üks nõks sees, et ei ole hea siit see minek. Siia võid rammida ja siis viskab ja siis ei ole hea jälle. Nüüd on nagu ka veidikene reaalelulist sõitu, muidu on ainult sellised ilusad kohad, kus tundub, et nagu asi läheb ladusalt, aga juba nii, kus kurat siit läheb. Kus nüüd on? Ohoho, no vot jälle. Tegelikult ei tohi ka lasta tempot maha, et kui tempo lased alla, siis ratas kaotab juhitavuse ja siis ta hakkab siin all igasuguseid nalju tegema. Nii on jälle. Unustame, et see on ikkagi praegu vägagi pidurid täiesti põhjas. Nii. Siit. No nüüd läheb kergemaks veidike. Selle raja nimi on EKG, elektrokardiogrammi. Terminist see tuleb ja see on nagu diagonaalis põhimõtteliselt kogu aeg siis niiviisi mööda slickrocki üles rammimine või mis slickrock, siin on ikka vahepeal kivid. Nüüd anti korraks slickrocki ette, võtame käigu kergema peale. Ja seda täies pikkuses ei sõida. Ei ole mõtet ka, praegu kogu aeg tõus. Ei ole mõtet ka enese tapeks hakata
aga lihtsalt, et saada aimu, mis see EKG siis endast kujutab, siis tuleb ikkagi ära proovida. Nii, sinna taindub, et läheb alla. Palun väga, kuradidki. Ja nüüd see tõus. Rahulik tempo peab ühtlane olema. Sadulas istuda, et tagumine ratas ilusasti raskusega haagiks pinnasesse. No tempo nagu näha, siis selline ei ole, et sellega tunnisõidus maailmameistriks tuleks. Kurat, tuleb sinna taha veel. Oi. Tässä on ukillinen. Ja keeras hoopis. Vai siit vahelt näin. No see on jõhrutsemine. Klondike'i Bluffi lõpetuseks. See oli üks lihtsamaid radu. Mitte küll päris kõige lihtsam. Neid ma olen varem sõitnud, aga see on Jurassic. Ja see siin mäe külje peal, see on niiviisi öeldakse Advanced Beginner. Edasi jõudnud algaja rada. Siin ei ole mingeid astanguid ega midagi keerulist. Ettevaatlik peab muidugi alati olema. Aga põhimõtteliselt selline mõnus vaba laskumine. Hoia käsi piduritel ära välja kihuta. Nii ilus armas sõidukene. Sellise aktiivse päeva lõpetuseks. EKG oli jah päris karm. Tegin vist mingi, no ma ei tea, vist mingi 1,5 miili või. Ja kõvasti küpsetab. Kui päeval oled alla ka teinud ikka muid sõite üksjagu, siis loomulikult võtab läbi. Aga ega ta võtaks ka ilma, kui ei oleks alla midagi teinud. Nii. Jätkuvalt Jurassicu rada, praegu on valgus tekitanud nende mägede peale väga ilusaid värve. No, need on nüüd juba kehvemaks jäänud, aga seal eespool olid tõesti sajad värvid, sellised savi ja tont teab mille mäed. Ja nüüd vasakul on siis Copper Ridge vaseahelik, mida mööda kõik need rajad siin Klondike Bluffis käivad ja tegelikult ikkagi sinust viimast välja pigistavad. Isegi laskumised on rasked, sellepärast et käed on kogu aeg pidurite peal ja sa pead kogu aeg seda rada jälgima, kus ta ikkagi läheb ja et sa üle nipli ei paneks.